Tere tulemast, Tipikas TV vaataja. Oleme siis hetkel otse-eetris Kuressaare linnavõimalas ja algamas linnade karikas 2013 aasta linnade karika turniiri esimene meeste mäng. Mängul siis kohtuvad Võru ja Pärnu. Enne toimus siin ka vist, kui ma ei eksi, siis mäng naiste vahel. Naiskondade vahel kohtusid ja Kuressaare naiskond ja Tartu naiskond, mille siis Kuressaare naiskond võitis 3-1. Oskad sa ka öelda geimi tulemusi ehk? Nii täpselt ei ole meeles, aga esimesed 2 geimi oli nagu küllaltki võrdsed. Kuressaare läks juhtima, tartlased viigistasid, 3. geim oli selline neitlik. Ja 4. geim lagunes saarlaste küllaltki tugeva pallingu tõttu, mäng lagunes koost ja võideti lausa 25-10. Nii, hetkel siis jookseb väljakule Võru võistkond ja nagu näha, Võru alustab koosseisus number 1 Olari Venno, number 16 Jarek Jänes, number 5 Bobi Pokker, number 9 Henri Treial, number 12 Kaido Treima ja kes mul ütlemata, 14. Number 14 sai öeldud, Kevin Kaaristo, ei saanud, jah, Kevin Kaaristo. Ja libero number 3 Mirko Hani. Teisel pool võrku siis Pärnu ja Pärnu algkoosseis number 16 Martti Keel, number 7 Jaanus Nõmsalu, number 1 Andrus Raadik, number 14 Sander Steinberg, number 18 Kristjan Jürimaa, number 4 Sven Saarpere ja libero number 5 Edgar Järvekülg. Mõlemad võistkonnad siis sinises, vast eristatav on, ei ole probleemi ja alustame siis Bobi Pokkeri serviga. Nii ja siin kaitsemäng Bobi Pokkerilt ja kontrarünnak, mis jääb endiselt mängu ja endiselt pall mängus. Nagu esimesest pallivahetusest näha, ilmselt mõnda aega pole seda palli just väga palju puudutud, et siukest ebakõla on omajagu sees. Ja siin ka iseloomulik lõpp esimesele punktile, et siuke paras sisseelamine, võiks öelda. Ja Pärnu meeskond ka lihtsalt targalt mängis, ei tahtnud eksida ja lõi plokis mööda või kaarega üle. Nii, pallingul Jaanus Nõmsalu ja seekord jalad maas planeeriv palling. Ja siin number 14 Kevin Kaaristo leidis augu Pärnu meeste plokis ja lõi selle punktiks. Ilusti jah, piki piiri ülealt alla tugeva löögiga. Pallingul Jarek Jänes. Ja seekord kiirustatud pallimänguparek ja viga. Et ega ilmselt siin olenevalt mängumehest on kindlasti kõigil siin, kellel rohkem, kellel vähem see mängupaus sees olnud ja eks selle tõttu kindlasti see mängu algus läheb omajagu aega, kui mängijad ennast suudavad jälle sama mängulainele viia. Ja. Siin äspalling siis Andrus Raadikult. Eks siin ole juba meestel suur Schenker-liiga läbi ka ja muidugi, kui siin vaadata mängijaid väljakul siis ja üldse mõelda sellele, et kes veel võiks siis oma kodulinna eest nii-öelda väljakul olla, siis kindlasti on Võrul omajagu mängijaid puudu, et siin Võrul treeneripingil Marko Metsis peatreeneri rollis ja abitreeneri rollis Tamar Nassar, kes samamoodi võiks ju samamoodi väljakul olla. Aga, kindlasti põhikoosid. Ja, aga tegemist tal siin väiksed põlveprobleemid ja hetkel siis ravib hooaja järgselt oma põlve ja pole hetkel valmis veel väljakule tormama. Ja tegelikult ka Pärnus on siin nii mõnigi mängumees puudu, et
kui siin veel Võru poolt tegelikult jätkata, siis kindlasti on siin Andri Aganits ja Robert Täht, kes võiks olla väljakul, aga siin noored mängumehed on kõik seotud noortekoondise ettevalmistusega ja noortekoondisega peaks olema hetkel Soomes mängima kontrollturniiri. Praegu tegi Võru Venno väga ilusa bloki. Ja Pärnu meestest, kes siin veel võiks lisanduda olla, kindlasti Raimo Pajusalu, kes ju ka põline pärnakas ja tegelikult ka praegult seotud koondise ettevalmistusega, aga pole täna siia kohale sõitnud ja näiteks ka Meris Merisaar, et ka Pärnul on mängijaid, kes võiks veel platsis olla, aga pole siia jõudnud. Samamoodi Selveri klubivõistkonna raudvara Argo Meresaar. Nii, pallingul siis Olari Venno. Ja väga tugev hüppeltpalling. Hüppeltpalling 2 vastuvõtja vahele ja tulemus selline, et ei jõuagi pall 3 puutega üle võrgu. Kuigi siin Sander Steinbergil oli küll võrdlemisi lihtne olukord, aga ka sellises olukorras eksitakse. Minnakse lihtsalt kohe punktiks tahtis hästi kavale lükke teha, aga tegelikult täitsa korduv situatsioon, tugev palling hüppelt, pall seina ääres. Jah, aga nüüd lihtsalt toimus viga teisel puutel, mitte 3. Jah, viga oli teisel puutel. No vaatame, kas nüüd tuleb siis esimesel puutel viga. Seekord lühike hüppeltpalling ja kiire tempomängija rünnakuga Sven Saarpere koostöös Marti Keelega vormistavad siit punkti Pärnu võistkonnale. Sven Saarperel nüüd planeeriv palling tulemas suhteliselt ebamugava serviga. Et siin pikki väljaku diagonaali tavast ta seda lööb ja nii ta ka siin täna ka on. Siin Pärnu poole peal sai plokipunkti Andrus Raadik, kes üldjuhul klubi hooajal siin, ta on küll universaalne mängumees, ka varem täitnud keskblokkeerija ülesandeid väljakul ka liigamängudes, aga viimane hooaeg kindlasti ainult nurgamängijana väljakul olnud, aga praegu siin sai plokipunkti. Servi viga, napilt auti. Nii, pallingul number 9 Andri Teial. Tuleb hüppeltpalling. Ja läks siin omajagu auti. Tere tulemast siis tagasi Kuressaare spordihoonesse ja esimene tehniline timeout läbi ja võistkonnad taas väljakul. Üldse ma arvan, et tegelikult tegemist väga tänuväärse üritusega. Idee Simodi hooaja lõpus pidada omavahel siis linnade vahelist võistlust, et täitsa huvitav idee ja miks mitte selline üritus võiks kujuneda traditsiooniks. See on tõesti ilus asi.
ja pealtvaatajaid on ja mängijad on kõik ikkagi peaaegu kohal. Et just see, et on kaasatud nii meeste võrkpall, naiste võrkpall, et mina jään küll igal juhul lootma, et see turniir ei ole mitte ühe hooaja lõpuprojekt, vaid miks mitte, kujuneb siin väikseks traditsiooniks. Nii, Jaanus Nõmsalu, seekord siis hüppeltpallingu kasuks otsustanud ja temporünnak koostöös Bobby Pokker, Kaido Treima ja punkt Võrule. Pallingul number 16. Siin toimumas vahetus. Võru meeskonnas ei vahetust. Esimene kohtunik Mehis Merilainen ei lubanud ja väike ebakõla sidemängija ja ründaja vahel siin. Ja raske punkti realiseeris siis Kevin Kaaristo. Oli küll väga raskes olukorda mängitud, aga ega seal muud lahendust väga tulemas ei olnud. Ei, seal oli täiesti julgelt mängitud ja seal meetrik enne jäi ainult ruumi sinna platsi nurkas lüüa. Nii ja hüppelt serv võrku Jarek Jäneselt ja järjekordne punkt Pärnu võistkonnale. Pärnul siis pallingul kapten Andrus Raadik. Nii Pärnu liigavõistkonna kapten kui ka siis täna siin kapteni kohustusi täitmas. Seekord siis võrgu peal olukord Sven Saarbere segamas Bobby Pokkeri tõstet ja sealt tulenevalt ka punkt Võru meeskonnale. Väike vestlus kodulinna meeste vahel, Jaanus Nõmsalu, Mehis Merilainen. Nõudis õiglust välja jälle, aga õiglus jäi Võrule. Ja eksib suhteliselt lihtsast olukorrast Anders Steinberg. Ühe ploki vastu oli ründaja mängitud, aga siit viga. Ja jätkab Kaido Treima. Üritas siin kavalat lühikest pallingut eesliini vastuvõtjale, aga palling jäi natuke liiga lühikeseks. Pärnu poole pealt siis asub servimas Anders Steinberg. Siukse omapärase servi liigutusega ta on, aga võib väga ebastandardset servi lüüa ja sealt tulenevalt ka tihtipeale raskusi vastuvõtjatel. Hästi kõrge palli tabamine, sealt tuleb juba terav palling, nagu ründelöök tuleb siia. Jah, mehel pikkust oma jagu, et kui see pall sealt kõrgelt ülevalt lendu läheb, siis ja jälle sidemängija usaldab Kevin Kaaristot, aga rünnakul viga. Pärnu on läinud ette 13-12. Jätkab Sander Steinberg. Väga hea terav serv. Olari Venno sai selle palli küll vastu, aga nüüd Bobby Pokkeri tõste jäi lühikeseks ja vajuks sinna ploki alla ära ja polnud keeruline Pärnu meeskonnal see plokipunkt võtta. Siis time out Marko Meti palvel ja Võru meeskond siis pidaks paremaks hetkel time outi kasutada. Pärnu meeskonna treenerid, mis meil veel ütlemata, oleme võlgu veel need nimed, et Pärnu meeskonda siis juhendamas sellel turniiril peatreenerina Andrei Ojamets ja abitreenerina Valdo Järvekülg. Samamoodi on Pärnu meeskonna pingi peal üks karkudega mees siis Asko Esna, kes on antud siia turniirile ülesse kui siis Pärnu meeskonna füsioterapeut. Et seekord siis Valdo Järvekülg, kes üldjuhul seda rolli täidab, on andnud ohjad Asko kätte. Võru päästis nüüd hästi raske pallingu ära.
ja mäng käib veel. Nõmsalu tagaliini rünnak 6 pealt jäi mängu. No kas kordavad? Ei, seekord siis jälle kesktoonist rünnak, Martti Keel ja Sven Saarpere koostöö ja jällegi punkt Pärnule. Nüüd siin on väike spurt Pärnu poole pealt. Tasa ja targu, jah. Toimunud, et vahe juba siin 3-punktiline ja endiselt jätkamas pallingul Sander Steinberg. Raske pall ja nüüd jälle tegevist ainult päästmisega. Ja punkt jällegi Pärnule. Oli ka ploki viga siin mängijad võrgus, aga samamoodi ka kaitsest pall igal juhul punktiks ja tehniline timeout. Ja jälle tagasi Kuressaare spordijoones ja siis esimeses game'is teine tehniline timeout lõppemas, seisul 16-12 juhtimas Pärnu. Ja Pärnu on nüüd 6-2 väikse spordi teinud. Ja Võru meeskonnal nagu näha toimub vahetus. Väljakult lahkub number 16 Jarek Jänes ja väljakule number 8 Kajar Kivioja. Oli küll jälle endiselt palling, mis siis pani tegelikult Võru võistkonna kergelt surve alla, aga siin lõpuks Võru meeskond siis suutis punkti endale mängida. Number 14 Kevin Kaaristo pallingul. Jällegi ebakõla siin sidemängija ja Sander Steinbergi vahel, nagu näha, ega mehed vist väga palju koostööd lihvida pole saanud, et ega see üksteise mõistmine hetkel kindlasti jätab soovida, aga vast iga game'iga see asi läheb paremaks. Järjekordselt Sander Steinberg mängitud ühe ploki vastu, aga tulemuseks on outi löök ja lihtne punkt Võru meeskonnale. Martti Keel kontrollis üle, et kelle viga oli, kas nüüd sidemängija viga või ründaja viga, aga Steinberg eksis teistkord ikkagi ise. Ja nüüd jällegi nurgast rünnak Kristjan Jürimaa ühe ploki vastu. Diagonaali ei ole probleem seda palli maha lüüa. Pärnu on keskelt ohtlikult, nii mõnigi temporündak on olnud, nii et temporündajat peab jälgima, et jääbki nurka üks plokk. Ja nüüd Pärnu meeskonnal ka toimus siis vahetus. Väljakule Edgar Maier ja pingile Kristjan Jürimaa. Edgar Maier tuleb servima ja hüppelt palling. Mõlemad võistkonnad siin omajagu kasutamas temporünnakut. Kui pallingu vastuvõtt on käes, siis sinna ka seda palli päris palju tõstetakse. Oli järjekordne võimalus Sander Steinbergil, aga nüüd endiselt jäi pall mängu ja jälle temporünnak ja kaitse. Neljas rünnak ja nüüd. Küll Mirko Ani siin mängis kaitses päris korralikult ja suutis siin temporünnaku üles tuua, aga kontrarünnak seal Olari vennal. Plokk oli korrektselt paigas ja sealt lahendust välja mõelda ei suutnud ta paraku. Edgar Maier jätkamas. Edgar Maieril kindlasti pole see uus ülesanne, et tulla niimoodi pingi pealt kohe servima, et ka Pärnu liigavõistkonnas siis on Edgar Maier tihtipeale seda sama rolli ka täitmas. Nii Olari Venno,
eelmised servid on omajagu pahandust siin valmistanud, aga seekord hea vastuvõtt ja Jaanus Nõmsalule tõste küll vajus sinna ploki alla ja jäi suhteliselt ebameeldivaks, aga Jaanus Nõmsalu kogenud mängumehena kogemustega jah, lõi plokist auti. Tegi kõige parema rünnaku, mis võrkpallis saab teha, ehk siis plokist auti ja enda poolele. Enda poole peal, et ei saaks päästa. Ei saa seda jah, keegi ka edasi mängida. Sven Saarperelt korralik palling. Küll nüüd temporünnak Võru poolt keskelt. Jah, Henri Treial, kuigi Henri siin natuke jäi hiljaks ja sellest tulenevalt ka sidemängija ei tunnetanud teda ja tõste tegelikult oli suhteliselt siuke ebakvaliteetne, aga suutis raskest olukorrast küll omajagu kõvera käega selle palli punktiks lüüa. Aga punkt on punkt. Henri Treial ise ka pallingul ja pall puutub vastuvõtust antenni ja punkt Võru meeskonnale. Hästi huvitav keriv palling oli sinna alla, nii et tal tavaliselt nagu nii alla ei kerigi, või mehed teisi me ei tunne. Jah, nüüd siis seisul 18-19 kasutab Pärnu meeskonna peatreener Andrei Ojamets oma esimest time-outi. Võru siin oli küll nüüd 3-4 punktiga kaotusseisus, aga hetkel on vahe mängitud minimaalseks ja kas õnnestub siis nii-öelda game'i lõpupunktideks mäng viigistada ja ehk näeme siis põnevat lõpplahendust sellele esimesele game'ile. Nii nõu peetud ja meeskonnad tagasi väljakul ja Henri Treial servimas. Nüüd Võru peab plokiga rohkem vaatama, Pärnul on 2 ründajat ees, Martti Keel ja Steinberg tagant diagonaalist on. Kindlasti Andrei Ojamets siin lootis sellele, et Henri Treialil servirütm on häiritud sellest time-outist, aga ei, tuli väga korralik serv ja ilma rünnakuta anti pall siis Võru poolele ja Võru realiseerib siit kontrarünnaku ja seis 19-19. Henri Treial siis jätkamas. Ja nüüd siis läks serv auti ja Pärnul õnnestus halvimat nii-öelda vältida, et ei olnud just kõige lihtsam ja soodsam asetus ka nende jaoks ja nüüd asi vähe lihtsamaks. Martti Keel pallingul, vaatame, mis Martti suudab oma pallinguga teha. Korralik serv ja keeruline pall siin Võru diagonaalründajale Kaaristole, aga ega siin nüüd 100% pallitabavust ei olnud. Ja selline pool pallist mööda löömine, piki piiri suunatud löök. Bobby Pokker pallingul ja 4 peale Sander Steinbergil, aga jällegi oli ikkagi ebakõla siin sidemängija ja diagonaalründaja vahel ja siit tuleb ka vahetus. Väljakult lahkub siis. Steinberg on ikka niivõrd pikk, et tuleb väljakule Kardo Kõresaar, küll seekord diagonaalmängija positsioonile, aga vaatame, kas kohe õnnestub 4 pealt siit ka punkt lüüa ja nii ta ka oli. Et asi lihtne. Punkt löödud ja Jaanus Nõmsalu pallingul. No nüüd Jaanus Nõmsalut oleme näinud 2 erinevat pallingut, et mis siis seekord? Kas tuleb alt palling ehk? Nii seekord hüppel planeeriv palling. Mitte just kõige agressiivsem, aga jällegi kordselt piki piiri suunatud löök, aga ei jäänud maha. Edgar Maier kätest seda palli auti lõi ja samamoodi oli ka plokkvõrgus, näitab mängu teine kohtunik Aare Keel. Jaanus Nõmsalu jätkamas. Hüppelt palling. Samamoodi võiks öelda, et mitte just kõige agressiivsem hüppempalling, et aga ilma veata. Ilma veata, aga siit siis tempo rünnak. Praegu nägime ära, et Raadik ei ole nagu keskmist plokina väga tihti mänginud, siis jäigi nagu plokina hiljaks ja oli ilus tempo rünnak Võru poolt.
aga Võru nagu ei karda riskida Pallinguga. Ja Võru ilusti mängib kaitses, uus rünnak Andrus Raadikult ja 2 teisel korral siin kavala anitusega suudab palli punktiks mängida, et Võrul siin Olari venna oli plokis ilusti abis ka seal keskelt, abistas siis oma keskmeest Kaido Treimat plokis, aga Andrus Raadik nägi selle ära ja tegi hoopis selle anituse ja teisele poole ja sealt see punkt ka tuli. Pärnu meeskonna kapten eksib Pallingul ja seis 23-23, et siis seis on jah tõesti väga kriitiline. Saame näha huvitavat game'i lõppu, et kes siin mõne punkti serviga saab või iga lihtne punkt on kullahinna eest nii-öelda sellises seisus. Kaido Treima Jaanus Nõmsalult vastuvõtt ja Edgar Maier anitab plokki. Läks kavalat lahendust otsima, võib-olla ei julgenud väga otsustada, täisjõuga seda palli lüüa, iseenesest siin sektor diagonaali tundus vaba küll olevat, et okei, pall natuke vajus talle sinna madalaks ära, aga selline lahendus ja punkt Võrule ja Võru on 24-23 asunud esimest game'i juhtima. Vaatame, Tamar Nassar seal juhendamas, andmas edasi oma kogemusi, mida siin Pärnu meeskonnas viimastel hooaegadel on omandatud ja vaatame, kas sellest tõuseb ka tulu. Meeskonnad siis tagasi väljakule tulemas, iseenesest siin vaadata Pärnu koosseisu, kes parasjagu väljakul, siis mis sa arvad, kuhu see tõste läheb siin, kui tuleb vahetusel. Tuleb vahetus, tagasi Kristjan Jürimaa, aga endiselt ma olen seda meelt, et see viimane lahendus 4 tsoonist ei tule, et tuleb see lahendus kas keskelt, kui vähegi võimalik, või siis 2 pealt, kus on siis praegult Kardo Kõresaar. Ilmselt 2 pealt isegi, selleks keskel on nagu ja lähebki 2 tõste. Oli ebamugav pall Kardo Kõresaarel, pall tuli selja tagant kaugelt nii-öelda väljaku sügavusest ja ega sellises olukorras seda plokki tunnetada näha on suhteliselt keeruline ja sealt tulenevalt ka siis viga. Esimene game lõppes tulemusega 25-23, võitis selle Võru. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Nii, oleme jälle tagasi Kuressaare spordijoones ja esimene game on siis lõppenud ja pisut väikese üllatusega. Võru on võitnud Pärnut seisuga 23-25. Ega tihtipeale need üllatused võivad tekkida, kui siin ikkagi game'i lõpupunktideks on seis viigis, siis seal juba hakkavad sellised inimlikud tegurid mängima, kellel siin väike psühholoogiline
psühholoogiline pinge peale ja loomulikult, nagu ma ka ennem ütlesin, et sellise seisu peal iga lihtne punkt, mis on siis vastase kergest veast teenitud, on igal juhul väga, väga väärtuslik punkt. Ja Võru meeskond müts maha nendes ei lasknud viimastel pallingutel mitte nõrgemaks seda, aga täiesti ohtlikult lõid pallingut ja tänu sellele ka ei tulnud õiget viimast tõstet üles. Jah, nüüd jõudnud ka meie kätte siin siis esimese game'i statistika ja Võru poole pealt kõige tulemuslikum olnud siis Kevin Kaaristo 5 punktiga, siis Kaido Treima 3 punkti, Olari Venno